Johanna, kas seda, mis on kõige suurem küsimus? Muidugi tean, et kumb oli enne, kas muna või kana? Ei ole see. Mis on elu õnn? Ei. Kas iga mees on oma õnne sepp? Ei. Kas peale surma on elu? No peaaegu, aga pakku veel. Ma ei tea. Kas sina tead õiget vastust? Just, Johannake. Õige küsimus ongi, mis on õige? Palume lavale õppejuht Ville Tätsi, kes oskab koolilus sellele küsimusele vastata. Austatud linnapea, lugupeetud direktor, kolleegid, armsad õpetajad, lapsevanemad. Ma tänan kõigepealt Andrust selle hea ja ilusa kõne eest. Selles oli parasjagu nostalgiat ja sütitavat. Selles oli sõnum, miks tasub olla õpetaja. Aitäh teile! Kas nüüd ma oskan vastata kõikidele küsimustele, mida küsitakse? Kindlasti mitte. Ja mõnikord on raske küsida, kui vastata. On veel hulk küsimusi, millele te vastust pole koolis saanud või pole teile veel tekkinudki neid küsimusi. Miks sõpra tuntakse hädas? Kas vigadest õpitakse? Kas praeguses maailmas on tagasihoidlikkus veel vooruseks? Miks maailm on nii ärev? Ja mis osa on selles võimul? Mis on tingimusteta armastus? Vaat nendele küsimustele sa saad vastused juba elukoolis. Ja nii mõnigi küsimus saab vastuse läbi sinu iseenda kogemuse. Meil õpetajatel oli mõttes sageli küsimus. Kes olete teie? Kes te olete? Mitte alati ei sobinud teile aastaid olnud ja väga head õpetamismeetodid ja põhimõtted. Arusaamatused tekisid sealt, kus nagu kohtagi selleks polnud. Pinged suhetes, kõik oli justkui korras, aga näiliselt, aga ei olnud. Meie leidsime vastuse. Te olete lihtsalt uus põlvkond. Olete geniaalsed, mitmekülgselt võimekad, maailma päästa soovivad, aga ka keskendumisprobleemidega, kannatamatud, otsekohesed, puutetundlike näppudega ja haavatavad. Just selliselt ja sellistena peame me teid armastama, austama ja uskuma teisse. Soovin teile mitte õigeid valikuid, vaid oskusi teha õigeid valikuid. Mitte jõukust, vaid rikkust. Mitte õnne, vaid tee leidmist õnnele. Mitte edukust, vaid pidevat huvitavat protsessi edukusele. Head teile, head kolleegid, ainult teie teate, missugused olid argipäevad tee algusest tee lõpuni. Need olid silmapaistvad, värvikad ja ka rõõmuhetki ja õnne toovad. Ma usun päris kindlasti, et mitte ükski õpilane ei esitanud teile säärast küsimust, mis vägi sunnib teid argipäeva või puhkepäeva õhtuti nende vihikupakkide taga istuma. Hea, et teile seda küsimust ei esitatud, sest nad teavad, et kui teie teete hoolsat tööd, siis nemad on õnnelikud. Aitäh teile, kolleegid! Lugupeetud lapsevanemad,
Teil on nüüd suured, täiskasvanud, ilusad, targad lapsed, keda võib-olla lasteks ei saagi alati nimetada, aga uskuge mind, nad vajavad teid sama palju kui esimesse klassi astudes. Olge nende kõrval, et nad tunneksid, et iga kord, kui neil on raske, siis neil on koht, kuhu tulla ja kus nad saavad tuge. Aitäh teile!